Shalom! Piret Pfeifferi taas kord Costa Ricast pühapäeva pühitsusega teie ees. Täna on naistepäev ja naistepäeva puhul peame tooma välja jumaliku naiselikkuse ja Thielil on selle kohta täitsa video olemas, nii et selle ma tänaseks ära tõlkisingi. Nii et siis jumalik naiselikkus Thiel Svanilt. Ehk siis kuidas jumalik naiselikkus ja kuidas seda endas äratada. Nii, ja siis ma otsisin oma kommiraamatut, kui ma siin tänaseks laiviks ette valmistasin ennast ja mul tuli meelde, ma unustasin selle Scotti autosse. Nii et ma hoopis täna võtsin sellised kaardid, mis on tänulikkuse mäng, kuna ma teen seda tänulikkuse projekti ka, samal ajal, kuigi ma ei ole väga palju midagi teinud sinna, siis mul sõber ütles, et tal on selline mäng, tänulikkuse kaardid, kus on, seal on, need on erinevad kaardid erinevatel teemadel ja siis ma võtsin siit nüüd kaasa armastuse ja aktsepteerimise kaardid. Nii et küsi, kui sa pärast tagantjärgi vaatad, siis küsi üks number 164 ja ma saan sulle kommiraamatust või kui sa soovid, siis võid mulle öelda ka, et soovid kaarte siit sellest armastuse pakist ja siis võid näiteks öelda ka mingi numbri ja siis ma loen lihtsalt pealt poolt näiteks. Ma hakkan lugema siit näiteks, teeme 5, 1, 2, 3, 4, 5 on selline kaart, kus on siis there is as much difference between us and ourselves as there is between ourselves and others, ütles Michel de Montaigne, et sama palju vahet on meie ja teiste vahel, kui on meie ja iseenda vahel, kui on meie ja teiste vahel, ehk siis teiste sõnadega öeldud, et me oleme üks. Ja siis tšau, Kristel vist on esimene vaataja, et ma täna kommiraamat tunnustasin Scotti autosse, aga mul on täna teistsugused kaardid, armastuse ja aktsepteerimise ja siis on siin ülesanne. Siin on nagu erinevad nagu look in the eyes of the person on your left, et see on nagu mängitakse niimoodi nagu grupis, et vaata endast vasakul olevase inimese silmadesse või kui te olete kahekesi, siis üksteise silmadesse ja lase endal olla armastav ja aktsepteeriv nende suhtes täpselt nii, nagu nad on. Et kui sa seda üksi teed, siis vaata peeglisse, vaata endale silma ja luba endal olla, vaata ennast armastavalt ja aktsepteerivalt ja luba endal olla täpselt nii, nagu sa oled. ja siis on siin teine ülesanne, et jaga seda teistega, et kuidas see oli sinu jaoks. Nii et kui sa seda teed, siis võid meiega jagada, kuidas see sinu jaoks oli, kui sa tegid seda, vaatasid endale silma armastavalt ja aktsepteerivalt. Kas see tõi mingid emotsioone sinus üles? Ja just. Ja nii ongi. Nii et küsi üks number, siis ma lihtsalt lähen siit kaardipakist niimoodi selle numbri võrra edasi. Nii, aga jah, täna siis jumalik naiselikkus ja kuidas seda endas äratada. Jälle Thiel Svan, nagu ikka minu lemmik õpetaja. Et siis ta ütlebki, et ta alustab selle episoodi sellega, et ta ütleb, kõigil olenditel on olemas nii jumalik naiselikkuse kui ka mehelikkuse aspekt. Meil kõigil olenditel. Kuid see konkreetne episood, see konkreetne video, mida ma tõlgin, on loodud ja suunatud nendele, kes on sündinud sellesse füüsilisse reaalsusesse naisena. Neile, kes tunnevad vastupanu enda sees olevale jumalikule naiselikkusele. Neile, kes soovivad tulla suuremasse kooskõlla naiselikkuse olemusega, millega nad otsustasid siia tulla, kui nad valisid selle jaoks kehastuda naisena. No tšau, Kristel. Kristel. Osa südamest ja autentsuses elamisest on tulla kooskõlla selle olemusega, kes me tegelikult
oleme. Ja naistena ning inimühiskonnana oleme me olnud vastupanus enda sees olevale jumalikule naiselikkusele liiga kaua. Nii, 13 küsis Kristel. Nii, ma loen siit siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nii, number 13. Võtan kaardi välja. We are shaped and fashioned by the love. Me oleme kujundatud ja modifitseeritud armastuse järgi. Seda ütles Johann Wolfgang von Goethe, kujutad sa pilti. Ja nüüd sellega kaardiga seoses on selline ülesanne. Vaata enda elu ja näe and see what you say you should or have to do that you don't enjoy. See what you say. Look at your life and see what you say you should. See on vist kuskil on mingi viga, aga ühesõnaga. Vaata enda elu ja vaata, millal sa ütled, et ma peaksin midagi tegema või ma pean midagi tegema, mida sa tegelikult ei naudi. Ja nüüd take on either creating that as a loving choice or on your log sheet make a note to communicate either that you are no longer doing it or that you are working on some other solution to get it done. Okay, so mäletate selles raamatus, mis ma hakkasin uuesti lugema, aga ma ei ole väga kaugele jõudnud, vägivallatu suhtumine, seal ta räägib ka sellest, et kui me nagu tunneme, et me teeme asju sellest energiast, et peab ja mul pean selle ära tegema ja tegelikult ei taha seda teha, siis nüüd see kaart soovitab ka, et kas hakka seda nägema uues valguses, see, mida sa teed, ja hakka seda armastama, mida sa teed, nagu selles raamatus, vägivallatu suhtlemise raamatus, eks ole, ta soovitab meil nagu, et me teeme seda ju millegi heaks, mida me tegelikult tahame. Nii et kui me peame seda tegema, siis me peame endale nii-öelda, me ei pea, aga me saame öelda endale, et ma teen seda selleks, et ma tahan midagi head sellest. Ja siis sellega me tegelikult kujundame oma suhtumist ümber. Või siis leia viisi, kuidas seda enam tegema ei pea. Et kuidas sa tegelikult saaksid sellest vabaks. Ja see on täitsa õige selles mõttes, jah, me oleme kõik kasvanud ühiskonnas, kus on väga palju peab tegemist ja sellist asja, aga tegelikult ei pea. Kui me ikka väga palju tunneme vastupanu mingi asja suhtes, mida me ei soovi teha ja me ei saa sellest vabaneda, sellest vastupanust, tänases teemas on muide ka räägime vastupanust, siis tuleb leida viis, kuidas sellest vabaneda. Nii, Anne küsis number 11 ja tšau Anne, ma ei tea, kas sa kuulsid, et mul täna kommiraamatut ei ole, nii et ma kasutan neid kaarte. Nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nii, number 11. The only genuine love worthy of the name is unconditional. John Powell. Et ainukene päris armastus, mis on armastuse nime väärt, on tingimusteta. Hästi huvitavalt öeldud. Ja siin on siis selline, mida teha sellega. Do I celebrate everyone's success or do I find myself, maybe even secretly, being jealous or competitive? Ehk siis kas ma tähistan teiste edu või leian ma ennast salaja või avalikult olemas kade ja või võistlemises nendega. Muidugi kadeduse kohta, millal iganes me tuleme kadedus, siis me arvame, et me ise ei saa seda. Nii et me saame teha läbi selle protsessi, et me vaatame, miks me endal ei luba seda vastu võtta ja lubada endal vastu võtta seda. Vot nii, aga jah, tingimusteta armastus. Aitäh, Anne! Nii, lähme edasi. Niimoodi naamodi, ehk siis osa südamest ja autentsuses elamisest on tulla kooskõlla selle olemusega, kes me tegelikult oleme.
ja me oleme olnud oma jumalikule naiselikkusele vastupanus liiga kaua. See 3. dimensioon, milles me eksisteerime, on dimensioon, mis põhineb kontrasti ideel. Kontrast tähendab polaarsusi, vastandlikke energiaid. Ma tean, mida ma ei taha, seega ma tean, mida ma tahan. On ju? Ma tean, et ma ei taha näiteks olla vaene, siis ma tean, ma tahan olla rikas. Osa sellest, mis polaarsest energiast areneb, on duaalsus ühtsusest, eks ole. Seega, kui me vaatame universumit ühtsuse vaatenurgast, siis selle ühtsuse sees olev duaalsus on Jumal ja Jumalanna. Ja kui see tõlkida füüsilisse dimensiooni, siis see on mees ja naine, yin ja yang. Aitäh, Anne. Issand, mulle tundub, et kaamera on vist udune. Nii, see ei ole väga hea asi pühkimiseks, aga äkki on parem kui mitte midagi. Aga see on parem. Läks selgemaks natuke. Läksid silmad selgemaks natuke. Nii, mees ja naine. Jumalik naiselikkus on Jumalanna. Jumalik mehelikkus on Jumal. Ja jumaliku naiselikkuse energia esindab universumis järgmisi aspekte. Taastumine, elu, uuenemine, loomine, sünd, tervendamine, vastuvõtlikkus, avatus, hoolitsus. Koer mul siin käib põõsas ringi. See on see hääl, kui te kuulete. Mõistmine, kaastunne, taipamine on muide naiselikkus. Intuitsioon, tarkus. No lõpeta ära, mis sa vingud. Andestus, kuu energia taevas, ühendus, harmoonia ja sensuaalsus. Need on kõik naiselikkuse aspektid siin selles reaalsuses. Oma enda naiselikkuse, jumaliku naiselikkuse väljendusse tulemine tähendab nende energiate otsimist ja nendega ühenduse loomist, mis esindavad meie olemises jumalikku naiselikkust ja lubamist, et need saavad end väljendada. Mis asja sa teed? Äkki ta sügab ennast siin põõsas. Või no, koertele meeldib käia põõsa all, on ju, ringi. Nii, on mõistetav, miks paljud meist ei ole seda teinud. Meie tänapäeva ühiskonnas on äärmiselt raske kultiveerida avatud vastuvõtlikkust, kui me konkureerime töökohtades, nagu paljud meist naistena teevad. Kuid meie tervis naistena sõltub sellest, et me lubame endal kontakti tulla nende asjadega, mida me oleme alla surunud. Nende jumaliku naiselikkuse aspektidega ja lubame neil meie tõelise olemuse aspektidel ennast väljendada. Meie naiseks olemine on ainulaadne, mis tähendab, et iga naine on jumaliku naiselikkuse ainulaadne väljendus. Ei ole kahte ühesugust naist. See tähendab, et me ei otsi viisi, kuidas vastata mingile arhetüüpsele ideele sellest, mis naiselikkus või jumal naiselikkus on või jumalik naiselikkus on või ei ole. Me otsime viisi, kuidas defineerida, mida tähendab meie jaoks lubada omaenda jumalikul naiselikkusel voolata läbi meie ja väljenduda selles füüsilises dimensioonis. On ju? See tähendab vabanemist kõigest sellest, mis ei lase meie tõelisel naiselikul olemusel läbi meie kiirata. Ning selle tagasinõudmist, kes me tegelikult oleme. Minul näiteks oli siin siis, kui ma käisin viimane kord, kui ma tegin puhkuse ja kus mul oli palgaline puhkus, ehk siis ma hoidsin kellegi koera ja maja ja neil oli seal bassein ka. Ja siis ma olin seal basseinis, ma veetsin hästi palju aega seal basseinis, ma täitsa lõdvestusin seal basseinis ja siis mul tekkisid igasugused väga head arusaamisid ja siis oligi mul see arusaamine, et kui palju me nii-öelda surume ennast raamidesse, sest kui me oleksime meie ise, siis näiteks meid väiksena on välja naerdud või naerdud meie üle, eks ole, või häbistatud mingisuguse olemise üle.
ja sedasi me panemegi ennast mingisugustesse raamidesse, hoiame end nendes raamides ja tegelikult ei luba endal olla meie ise. Ja siis tegelikult nüüd täiskasvanuna me saame aru, et me tegelikult oleme tulnud siia olema meie ise ja nüüd me hakkame siis taastuma sellesse enda olemisse. Meil on tegelikult lihtsalt vaja leida ühendus taas ühendus selle endaga, kes me tegelikult tulime siia olema. Niisiis. Lõpeta ära, sa pead tegema, pead jah, ikka pead. Nii, paljud meist on ehitanud oma elu ja oma kuvandi, kas vastupanus traditsioonilisele ideele sellest, milline naiselikkus peaks olema, või toetuses traditsioonilisele ideele sellest, milline naiselikkus peaks olema. See on probleem, sest kumbki neist tegevussuundadest ei esinda meie tõelist olemust. Kumbki ei luba meil olla need, kes me tegelikult oleme. Ma ei tea, kas make sense'i, ta toob kohe näite. Selle asemel, et olla siirad oma tõeliste tunnete suhtes seoses oma naiseliku identiteediga, veedame me oma aega kas ootuste vastu mässates või ootusi omaks võttes, mida me tegelikult ei naudi. Eks ole, sest me tahame meeleheitlikult aktsepteerimist ja heakskiitu. Vaata, mis ma just rääkisin. Me hoiame ennast raamides, hoiame ennast selles mismoodi inimesed meid näevad, mismoodi meil lubati olla. Me peaksime endalt küsima, kas on mõni osa traditsioonilisest soorollist naisena olemisel, mida me tegelikult naudime? Näiteks, kas me tegelikult naudime kõrgete kontsade või meigi kandmist, sest me naudime seda ainulaadset ja loomingulist kuvandit, mida me maailmale näitame? Kas me kasutame neid asju, et rõhutada oma naiselikkust? Või teeme me seda sellepärast, et tunneme, et ilma nendeta ei ole me piisavad. Ja peame seda lihtsalt tegema, sest oleme naised. Kas me naudime ideed, et mees on peretoitja, sest on tore kogeda inimest, kes armastab meid piisavalt, et toetada meie füüsilisi vajadusi ja soove. Või aksepteerime me meest kui toitjat sellepärast, et me ei tunne end ise võimekana. Eks ole, siin on kohe nii suur vahe, et nagu tõesti tuleb nagu küsida endalt, et kuidas ma tegelikult seda asja näen. Vastus varieerub naisest naiseni ja siis peame endalt küsima, kas vastus, mille me saame, tuleb heast või negatiivsest emotsionaalsest kohast, see ka jälle, eks ole. Nii, ma toon teile isikliku näite, siis Jill. Mõni aeg tagasi lõpetas Jill täielikult meigi kandmise. Põhjus oli selles, et ma hakkasin tundma frustratsiooni selle üle, et kosmeetikaettevõtjad müüsid ideed, et naised ei ole loomulikuna ärgates piisavalt head. Ma hakkasin ka frustratsiooni tundma idee üle, et mehed võivad end lihtsalt voodist välja veeretada, riided selga visata ja 10 minutiga autos valmis olla. Samal ajal, kui meie peaksime end enne kodust lahkumist täiuslikuks muutma. See ajas mind piisavalt vihaseks, et ma lõpetasin meigi kandmise täielikult. See on siis Jill. Mina lõpetasin ka, aga mitte samadel põhjustel. Ja siis ma küsisin endalt, Jill, kas see, et ma ei kanna meiki, on seotud sellega, et see lihtsalt ei lisa minu õnnele midagi? Või tuleb see äärmuslikust vastupanust? See on hea küsimus. Ja teades seda, mida ma universumi kohta tean, mõistan ma, et vastupanu tähendab täielikku keeldumist sellest, kes me tegelikult oleme. Me ei saa olla õnneseisundis ja samal ajal vastupanus. Me ei saa olla õnneseisundis ja samal ajal vastupanus. See on hea. Seega hakkasin ma uurima oma ideed meigi kohta. Ja mida ma leidsin? Ma tegelikult armastan seda. Ma olen südames kunstnik. Tal on jah, ta teeb maale ka. Mulle meeldib idee, et ma saan rõhutada seda, mida ma tahan maailmale näidata. Ma saan valida, milliseid enda aspekte ma rõhutan või vähendan. Ma saan valida, milliseid värve ma kannan. Minu näost on saanud nagu lõuend ja just sellest puhta nautimise kohast panen ma nüüd meiki peale. Mitte ideest, et ma ei ole ilma selleta piisavalt hea, mis teeb meigi minu jaoks sobivaks otsuseks. See ei pruugi olla sobiv otsus kõigile naistele, eks ole. Jälle, et see on tema jaoks oli see. Minu jaoks tundub meigi kandmine väestavana, mitte jõuetusena idee ees, et ma ei ole ilma meigita piisavalt hea.
mis oli varem nii. Aga peale seda, kui ta küsis enda käest, ta sai vastuse ja nüüd ta tunneb ennast teistmoodi. Seega, Teali jaoks on traditsiooniline sooroll, kus naine kannab meiki, tema jaoks isiklikult õige. Mõni teine naine võib sama küsimuse esitada ja otsustada, et see ei ole tema jaoks õige. Ja siis ta toob veel ühe loo. Teali kasvatas ema, kes oli tulihingeline feminist. Ja tema ema on 60. aastate produkt, oli osa naiste õiguste liikumisest ja seetõttu on tema ema olnud oma enda naiselikkuse suhtes vastupanus aastaid. Iroonilisel kombel selle varjus, et ta on naiselikkuse poolt. Ta on ka aastaid lükanud tagasi traditsioonilist vaatenurka naiselikkusele. Ta riietus nagu mees, ta põletas avalikult oma rinnahoidjad ja need kõik on mässu demonstratsioonid. Ja siis ta toob, ja nii juhtuski, et oma vastupanu tõttu manifesteeris ta tütre, kes on täielikult huulepulga push-up rinnahoidjate ja kõrgete kontsade poolt. Seal ta ise ka naerab. Aga mida see minu jaoks lapsena tähendas? See tähendas, et mu ema tegi suuri pingutusi, et minu garderoobist ja mänguasjadest eemaldada kõik roosa. Ma sain väga noorelt sõnumi, et roosa on tüdrukute värv ja tüdrukud on jõuetud, nõrgad, hääletusväärsed ja vähemalt mingil määral süüdi meeste jätkuvas türannias. Eks ole. Ma tundsin kasvades roosa vastu vastikust selle idee tõttu, millega mind kasvatati. Ma vaatasin alla naistele, kes samastasid end roosaga, kui madalamatele ja kui häbiplekile minu enda soole. Aga kui mõned aastad tagasi Teal läks teraapiasse, paluti tal visualiseerimise ajal mõelda värvile, mis tundub talle turvaline ja üllatus, roosa tuli pidevalt esile. Mis sa räägid seal? Seega otsustas ta oma mõtted roosa kohta kahtluse alla seada. Ja mida ta avastas? Ta armastab roosat. See on üks tema lemmikvärve. Ja see tundub talle väga turvaline, mis on ju roosa. Roosa on ka südame tšakra, 2 värvi, roheline ja roosa. Roosa on vastuvõtmise värv ja ka turvalisuse värv, eks ole. Seega põhjus, miks ma olin roosa suhtes vastupanus, ei olnud seotud värvi endaga. See oli seotud ideega, millega ta seda seostas. Millegagi, mida ta nägi negatiivsena. Millegagi, mida ta nägi jõuetuna. Ja nii olin ma selle ideaali tõttu tagasi lükanud ühe osa oma naiselikkusest seoses roosaga. Seega, minu jaoks, Teali jaoks tähendas jumaliku naiselikkusega kooskõlla tulemine roosa omaks võtmist. Elu puhul üldiselt on asi selles, et kui me oleme pühendunud elama elu, mis teeb meid õnnelikuks, peame me pühenduma ainult nende uskumuste ja praktikate hoidmisele, mis annavad meie õnnele juurde, mis lisavad meie õnnele, mis toovad meie õnnele juurde energiat, eks ole, mis ei võta ära. See tähendab, et paljud meist selle protsessi käigus, kus me võtame omaks oma enda jumaliku naiselikkuse olemuse, hakkame võtma omaks asju, mida traditsiooniliselt peetakse naiselikuks. Samal ajal, kui mõned meist loobuvad neist. Eesmärk on naiselikkuse omaks võtmise puhul on võtta aega individuaalselt, mitte naissoona tervikuna, et otsustada, mis töötab sinu jaoks ja mis mitte. Mis teenib sinu isiklikku õnne ja mis mitte. Me ei pea ega tohiks loobuda uskumustest ja praktikatest, mis meie jaoks töötavad. Selle põhjal, et teised inimesed on otsustanud, et see nende jaoks ei tööta. Me peame lihtsalt olema enda vastu väga ausad selle osas, mis meie jaoks töötab ja mis mitte. Siin on mõned soovitused, mis aitavad sul häälestuda oma jumaliku naiselikkuse olemusele. Loo! Naiselik olemus, jumalik naiselikkus on seotud loomisega. Sellepärast loome me naistena elu. Seega selleks, et tulla kontakti oma enda jumaliku naiselikkusega, pead sa õppima lubama endal luua. Üks parimaid viise selleks on hakata tegelema kunstiga.
Ükski kunstivorm ei ole teisest parem ega halvem. Sa avastad, et sinu ainulaadne looming väljendab end kõige paremini mingis konkreetses kunstivormis, olgu see kollaaž, maalimine, tants või mis iganes. Loomise viisidel ei ole piire, kuid neile teist, kes tunnevad eriti suurt blokeeringut seoses lubamisega endal luua mingit kunsti, soovitan ma võtta kätte raamat The Artist's Way. Selle ma täitsa leidsin Apollos, võib-olla ka teistes kirjastustes on olemas Loovuse teel. See on siis, autor on Julia Cameron. See on loodud spetsiaalselt selleks, et aidata inimestel, kes ei loo loomulikult kunsti kaudu, tulla kooskõlla selle enda aspektiga, mis tahab läbi kunsti luua ning lasta sellel poolel avaneda ja voolata piiranguteta füüsilisse dimensiooni. Nii, järgmine soovitus, naiste kogunemised. Üks kõige tervendavamaid asju jumaliku naiselikkuse väljendumise jaoks on koguneda kokku naiste grupina. Korraldada või osaleda naistele suunatud gruppides. Tulla kokku ainsa eesmärgiga tervendada ja väljendada oma naiselikku olemust. Mis tähendab olla naine? Saage kokku ja rääkige sellest. Mitmed kultuurid meie iidses minevikus mõistsid seda. Tegelikult on see põhimõte, naiste ühinemine, et lubada oma naiselikul olemusel väljenduda kogu Red Tent Movement idee taga. Ma ei tea, seda vist Eestis ei ole või, punase telgi movement idee. Minu lemmiktegevus, Tiili oma siis, on teha naiste grupp, kus ma kutsun hulga naisi oma koju ja me teeme meditatsiooni emakale. Mida me meditatsioonis teeme? Pärast seda, kui oleme ennast läbi hingamise kutsunud oma keskmesse, visualiseerime end istumas oma enda emakas. Mul on tunne, me võiksime seda äkki teha, Zoomi kaudu. Me vaatleme oma emakat, me vaatleme, kuidas me end oma emaka suhtes tunneme ja siis kohtleme oma emakat nii, nagu see oleks eraldi olend. Ja me küsime temalt küsimusi, ükskõik millise küsimusi, mida me soovime küsida. Näiteks, kuidas ta end tunneb? Mida ta tahab? Milliseid halbu mälestusi ta hoiab? Eks ole, seda saab üksi ka teha, aga kui naised on koos, siis on nagu eriline võimendatud energia. Sa võid korraldada gruppe, mis keskenduvad naiselikele teemadele nagu menstruatsioon või emadus ja avada arutelu. On uskumatu, milline tervenemine võib toimuda, kui naised avanevad üksteisele oma naiseks olemise teemal. Ahaa, südamed, meeldib see mõte. Selle tegemiseks ei ole õiget ega valet viisi. Ja sa võid usaldada, et kui naised kogunevad ühte ruumi, liigub energia alati tervenemise suunas. Mulle nii meeldib see, kuidas ta seda ütleb. Kui naised kogunevad ühte ruumi, liigub energia alati tervenemise suunas. Seda on nii hea kuulda, on ju? Ma pean siiski ühe hoiatuse lisama. Tavaliselt, kui naised kogunevad naiste gruppidesse, siis on seal poliitika, et mehed ei ole lubatud. Kuid ma tahan teile meelde tuletada, et välistamine on jumaliku naiselikkuse olemuse täielik vastand. Jumalik naiselikkus on seotud kaasamisega. Sugude eraldamine on osa sellest, mis toidab meie vahel arusaamatusi ja konflikte. Ma tegelikult alguses esimese videona ma nägin Tiilil jumalik naiselikkus versus mehelik naiselikkus. Tal ei ole seda videot enam YouTube'is. Mul kunagi oli see kuskil kõvakettal olemas, aga mul see kõvaketas praegu nüüd enam vist ei tööta. Ma pean vaada, äkki ma leian ta veel kuskilt, ma ei usu hästi. Ja seal ta räägib sellest, mis see ongi põhiprobleem kogu maailma ja kõik see tasakaalust väljas on tänu sellele, et proovib üks pool, proovib teist anastada selle asemel, et koostööd teha. Aga see on nii, tegelikult on meil vaja leida see aksepteerimine, oma armastus, isegi joovastus üksteise suhtes. Et nagu meil on vaja tulla joondusesse üksteise väega jumalikku, naiselikkus ja mehelikkus. Niisiis, seega ma ei taha, et te arvaksite, et ma ütlen, et te peate korraldama ainult naiste gruppe. Tegelikult, kui mehed tahavad nendel kogunemistel osaleda, siis pidage end õnnelikuks.
See tähendab, et teie elus olevad mehed ei tunne end jumaliku naiselikkuse poolt ohustatuna. Ja seetõttu on teil palju lihtsam oma naiselikkust nende juuresolekul väljendada. Ma lihtsalt soovitan koguneda naistegrupina sellepärast, et see võib olla jumaliku naiselikkuse jaoks väga tervendav. Ja teised naised võivad aidata sul tulla kooskõlla oma jumaliku naiselikkusega. Samuti tundub paljudele naistele väga raske väljendada oma naiselikkust, kui ruumis on mees. See ei ole loomulik seisund. See on lihtsalt tagajärg sellele, et naisi on õpetatud oma naiselikkust alla suruma. See on häbi ja piinlikkuse kõrvalprodukt. Tunne, et me ei saa end naisena avada, kui mees on kohal. Aga avatud ja uudishimulik mees või mitu meest nendel kogunemistel võib tegelikult aidata meil naistena õppida, et me saame vabastada oma jumaliku naiselikkuse ka meeste juuresolekul. Mõelge sellest kui taastusravist. Pealegi, alati kui me kaebleme, et mehed ei mõista meid, siis aidake neid veidi, avage end ja võib-olla nad mõistavad. Minul näiteks oma suhes Katiga on siin väga hästi hakanud arenema positiivsuse poole, kui ma hakkasin ennast avama, kui ma hakkasin päriselt väljenduma, mida ma soovin, mismoodi ma ennast tunnen, ilma et ma teda süüdistaksin, vaid lihtsalt, kuidas mina ennast tunnen. Ja siis ta saab ju hakata aru saama, siis ta saab hakata, okei, ma ju tegelikult hoolin sellest inimesest, on ju. Ma soovin, et tal läheks hästi. Äkki ma saan mida kuidagi moodi aigata. Nüüd on meie suhe palju parem. Nii, järgmine hea asi, mida oma naiselikkuse äratamiseks teha, uuri oma sensuaalsust. Jumalikku naiselikkust tuntakse kui kehastunud ilu ja seega on aeg hakata oma elus ilu tähistama. Kas sinu ümbrus peegeldab sensuaalsust? Kas see on sinu jaoks esteetiliselt meeldiv? Kui mitte, siis on aeg ümber kujundada. Ümbritse end esteetiliselt meeldivate asjadega. Luba endal nautida sensuaalseid naudinguid. Olgu selleks siis mullivann, lõhnad või mis iganes sulle meeldivad, kui toit, eks ole. Ümbritse end värvidega. Ja on aeg hakata uurima omaenda seksuaalsust. Meie kehad ei tohiks kunagi olla meie jaoks keelatud. On äärmiselt oluline, et me uuriksime oma keha, et me õpiksime naistena endale seksuaalselt naudingut pakkuma. Kui me seda ei tee, ei suuda me kunagi leida seksuaalset naudingut partneriga. Seega neile teist, kes tunnevad end sellest elu aspektist ära lõigatuna, soovitab Thiel raamatut inglise keeles Getting Off, mille autor on Jamie Waxman. Ma proovisin seda, ei leidnud, eestikeelset ei leidnud. Leidsin ingliskeelset ka tegelikult ei olnud enam. Aga Amazonis saab kõike tellida muidugi. Selle sensuaalsuse aspekti juures on kahekordne kasu. Kui sa õpid naisena endale seksuaalset naudingut pakkuma, vabastad sa tohutult palju stressi leevendavaid kemikaale. Nii et ära hoia ennast tagasi. Ja kui sa seda teed, aitab see sinu hormoonidel tasakaalu jõuda. Ja see, muide tuleb ka hiljem välja, on enamus naiste põhiprobleem, et meie hormoonid on tasakaalust väljas. Nii, järgmine asi, emadus. Järgmine soovitus on uurida, küsida küsimusi ja tervendada oma ideid, uskumusi ja tundeid seoses emadusega ning seoses omaenda emaga. Tegelikult ei ole oluline, kas sa plaanid lapsi saada või mitte. Paljudel meist on emaduse suhtes ebatervislikud ideed ja tunded. Kas me oleme selle suhtes ebaterves vastupanus või tunneme, et see on meie ainus missioon naisena, just kui oleks see ainus viis omada tähendust ja õigustada oma olemusolu, eks ole. Kumbki neist olemise viisidest ei ole tervislik. Ja kumbki ei tee meid terveteks indiviididena ega ka emadena, kui me lõpuks lapsi saame. Samuti on sinu esimene kokkupuude jumaliku naiselikkusega sinu suhe emaga. Seega, kui sul on oma emaga mingeid probleeme, siis on sul vastupanu jumaliku naiselikkuse suhtes. See on päris siuke,
Osa sinu protsessist oma enda naiselikkuse olemuse juurde tulemisel on selle suhte uurimine ja tervendamine enda sees. Mõnele meist on see suur ülesanne, aga ära muretse. See ei tähenda, et sa pead oma emaga füüsiliselt uuesti ühendust võtma. See ei tähenda, et te peate saama parimateks sõpradeks. Ta ei pea isegi elus olema. Näiteks minu ema enam ei ole elus. Aga see tähendab, et me peame temast end eraldama, et saaksime välja lülitada kõik need kahjulikud ideed, mida ta meile edasi andis. Me peame talle andestama tema kahjulike arusaamade eest. Me peame end temast vabastama. Ja me avastame, et kui me end temast vaimselt distantseerime, saame õppida olema need, kes me ise otsustame olla täielikult. Ja alles siis saame me oma emadega rahu teha. Ja alles siis, kui me oma emadega rahu oleme teinud, saame me tõeliselt kehastada jumalikku naiselikkust enda sees. Nii, järgmine. Mul pole isegi vett kaasas. Unustasin vett võtta. Naiseks olemise vaatenurk. Uuri oma praegust vaatenurka naiseks olemise suhtes. Uuri, milline on praegune arusaam naiseks olemisest ja mida tähendas olla sinu perekonnas. Mida tähendas olla naine sinu perekonnas ja uuri, mida tähendab olla naine sinu laiemas ühiskonnas, ehk siis kus kohas sa üles kasvasid. On oluline, et me uuriksime soorolle, mis eksisteerivad selles ühiskonnas, kus me üles kasvasime ja kus me elame just selles maailma osas. Näiteks siin on hoopis naiseks olemine hoopis midagi muud kui Eestis. Eks ole? Sest need kujundavad meie uskumusi naiselikkuse kohta ja paljud neist uskumustest saavad meile takistusteks. Näiteks kui ma elasin Belize'is, siis seal oli hoopis karmim nagu, et Belize'is naised on rohkem objektiseeritud kui Euroopas. Euroopas juba ikkagi on nagu intelligents on rohkem arenenud, aga Belize'is ja mind kutsuti valgeks asjaks. Ja nagu mina pidin kogu aeg vaatama, kuidas ma riietun, et ma ei oleks liiga seksikas, et ma ei kutsuks midagi esile, eks ole. Et ja ei tohi meestele silma vaadata ja sellised asjad, et siin on natukene lihtsam see asi nüüd. Aga jah, et mida tähendab olla naine seal, kus sa oled? Näiteks seal, kus Teal Ameerikas elab, tähendab traditsiooniline naiseks elamise roll järgmisi asju. Meik, kõrged kontsad, rasestumisvastased tabletid, menstruatsiooni varjamine tampoonide ja sidemetega, kleidid, rinnahoidjate kandmine, raseeritud jalad ja kaenlaalused, abiellumine, laste kasvatamine, kokkamine, koristamine, lahkus ja hoolitsemine, mitte majapidamise raha haldamine, ehk siis see on meeste töö, mitte karjääri omamine, enese ohverdamine, et jääda vooruslikuks, ostlemine, kodu kaunistamine ning lubamine meestel teha rasked tõstmised või füüsilised tööd meie eest. Nüüd, sa tahad uurida neid aspekte, millega sa ühendust tunned ja mida sa naudid, on ju selles ühiskonnas, kus sa oled, selles kohas, kus sa oled. Ja neid, millega sa ühendust ei tunne ning ei naudi. Millised neist sinu arvates peegeldavad jumalikku naiselikkust ja millised sinu arvates suruvad selle alla? Nüüd, Teal räägib jälle ta räägib ühe loo oma naabrinaisest. Et tema tänaval elab naine, kes on kodune ema. Ta kasvatab 2 poega. Ja see naine on muutnud Teali eksistentsi nuhtluseks, sest talle meeldib emaks olemine nii väga. Tundub, et iga kord, kui ta aknast välja vaatab, hüpleb see naine koos tänaval oma lastega, ootab neid koolist koju, küpsetab küpsiseid ja jagab neid naabruskonnas. Iga kord, kui see naine temaga suhtleb, toob see esile tema tunde tähtsusetusest emana. Teal ütleb, ma tunnen end kohutava näitena, sest ma ei suuda tunda sama rõõmu, kui olen kodus lapsi kasvatamas. Väga pikka aega tundis ta end väga ebapiisavana. Iga kord, kui ta selle naisega kohtus, tundis ta enda suhtes aina halvemini. Ja siis istus ta maha ja küsis endalt küsimuse. Kas ma tegelikult tahan elada sellist elu, nagu tema elab? Või
tunnen ma tema suhtes kadedust, sest arvan, et ma peaksin laste kasvatamise suhtes nii tundma, aga ma ei tunne. Vastus oli, ma tunnen end õnnetuna, kui ma istun kodus lapsi kasvatades. Mul on kõik need eesmärgid, maailma suured eesmärgid ja see on minu tõeline kirg. Ma armastan oma poega. Ma armastan teda rohkem kui midagi muud maailmas. Aga idee, et mina olen see, kes jääb koju teda kasvatama, samal ajal kui minu elu mehed lähevad tööle, tundub mulle nagu vangla. Seega minu jaoks ei tähenda omaenda jumaliku naiselikkuse väljendamine kodus püsimist ja oma lapse üksinda kasvatamist, samal ajal kui mees töötab. Sorry, mul siin, kas keegi sööb mind või see vana söömine sügeleb. Nii, kuigi see võib minu naabri jaoks olla jumaliku naiselikkuse väljendus. Minu jaoks ei tähenda see, et ma oleksin vähem ema kasvatades oma last nii, nagu mina teda kasvatan. Erinevalt sellest, kuidas tema oma last kasvatab. Ma olen lihtsalt teistsugune ema. Mina ka näiteks, ma ei ole väga hoolitsev ema kunagi olnud. Mul on ka pigem see, et mulle meeldib teha asju. Ma ei ole fokusseerunud ainult laste kasvatamisele. Sellepärast, et minu sees olev jumalik olemus, jumalik naiselikkus väljendab enda emaduse suhtes teisiti kui tema jumalik naiselikkus. Seega kodus laste kasvatamine tundub mulle nagu vangla, samas kui suureks meelehärmiks selle riigi jalaarstidele. Ma armastan kanda kõrgeid kontsi. Räägib Tiil. Mina ei armasta. Minule ei meeldi. Tiili jaoks paneb see teda tundma elegantsena. See toob jumaliku naiselikkuse temas väga hästi esile. Seega ta kannab kõrgeid kontsi. Ja sa avastad, et jumaliku naiselikkuse puhul on mõned aspektid, millega sa oled täielikus kooskõlas, samal ajal kui teised on sinust väga kaugel. Näiteks tema on täielikus kooskõlas sensuaalsusega seoses jumaliku naiselikkusega. See on eluvaldkond, mille ta on tervendanud ja millega ta on täielikult kooskõlas. Seetõttu tunnevad paljud meist nüüd, kes teda vaatavad, tugevat seksuaalset energiat nendes videotes ja tema kohalolus üldiselt. Samas ei ole Tiil tervendanud jumaliku naiselikkuse osas, kui asi puudutab emadust. Ja seega tema jaoks tähendab jumaliku naiselikkuse väljendamine õppimine tervenemist emaduse suhtes. Nii, järgmine asi, võta ühendust oma intuitsiooniga. See tähendab kuula oma emotsioone. See on alati, Tiil rõhutab seda ja see on minu jaoks ka meikib nii õudselt sensi, see oma emotsioonide kuulamine. Naine, keda juhib ainult loogika, on naine, kes on oma enda jumalikust naiselikkusest sügavalt lahus. Naiseks olemine on vastuvõtlik olemise seisund. Vastuvõtlikkus tähendab, et me ei ehita enda ümber müüre. Selle asemel oleme me sügava avatuse seisundis. Ja osa sellest avatusest on vastuvõtlikkus sellele, mis on väljaspool füüsilist dimensiooni. Osa sellest avatusest on vastuvõtlikkus teiste inimeste suhtes. Seega küsimus, mida endalt küsida, kas ma tõrjun inimesi endast eemale? Mõtle hetkeks selle peale, kas ma tõrjun inimesi endast eemale. Kui sa leiad, et sa tõrjud inimesi eemale, kui sa ehitad nende vastu müüre, kui sa tõmbud tagasi, kui sa põgened, siis sa ei väljenda omaenda jumalikku naiselikkust. Nii, järgmine avatus, armastus, kaastunne ja õrnus maailma ja iseenda suhtes. Tahan rõhutada, et see ei kehti ainult teiste, vaid ka sinu enda suhtes. Meie tänapäevas ühiskonnas piitsutame me end iga päev nii kõvasti, et nende omaduste jaoks ei jää meie sees ruumi. Aga me haigestume rinnavähki selle tõttu. Me sureme selle tõttu, meie kui naised. Meie õrn biokeemia ei suuda sammu pidada sellega, mida me sellega teeme. Vaimne praktika aitab meil alati nende jumaliku naiselikkuse omadustega ühendust saada. Kui sa vaatad seda videot, oled sa juba protsessi alustanud. Hästi tehtud.
Seega tahan, et sa valiksid 3 muutust, mida sa saad igal nädalal teha, et lubada neid omadustel oma elus väljenduda. Näiteks võid kord nädalas helistada sõbrale lihtsalt selleks, et teda päriselt kuulata ilma hinnanguteta. Või võid kirjutada afirmatsioone paberitele ja kanda neid oma kotis ning jagada neid juhuslikele inimestele või panna juhuslike autode klaasidele. No minul on näiteks emotsionaalse kommiraamat, mis ma täna unustasin siia võtta. Kui juht tagasi tuleb ja leiab selle sõnumi, võib ta saada universumilt kinnituse. See on täiuslik jumaliku naiselikkuse energia väljendus. Sa võid pühenduda sellele, et teed iga päev ühe lahke asja iseenda jaoks. Mine näiteks pediküüri. Osta endale see asi, mida oled alati tahtnud. Luba endal minna magama selle asemel, et see projekt lõpuni teha. Mäletate, see tuli ju selles videos, see enesearmastuse video. Mida see, kes ennast armastab, teeks? Et kui sa tunned, et mida see, kes ennast armastab, teeks, kui vastus on mine magama. Isegi kui tagajärjed võib-olla, kui sa arvad loogiliselt, et tagajärjed on hirmsad, ikkagi tee ennast armastav samm, kuula ennast ja siis hakka tähele panema, asjad hakkavad tegelikult laabuma. Ei ole neid hulle tagajärgi, mida me arvame loogiliselt, et peaksid juhtuma. On oluline teada, et sa võid ennast usaldada. Sa tead, mis on sinu jaoks õige. Sa tead, mida pead oma elus tegema, et lubada jumalikul naiselikkusel väljenduda. See on kogu aeg püüdnud seda teha. See on koputanud uksele. Seega sa tead, et see on olemas. Nii, meditatsioonid, mis on suunatud jumaliku naiselikkusega ühenduse loomisele. Selleks ei ole õiget ega valet viisi. Sa võid ise midagi välja mõelda, aga sadu selliseid meditatsioone on juba internetis olemas. Mina leidsin ainult inglisekeelseid ja täna me teeme ühe eestikeelse. Juhendatud meditatsioonid on väga tõhusad ja paljudel inimestel on suurepäraseid ideid, kuidas oma jumaliku naiselikkuse olemusega ühendust luua. Nii et kui sa tahad inglisekeelset, siis kirjutad YouTube'i otsingusse Divine Feminine Meditation ja sa saad nii palju, kui jaksad. Et tsiilisoovitus on proovida ükskõik millist neist ja halvim, mis juhtuda saab, on see, et sa leiad ühe, mis töötab. Aga jah, et meie teeme ka video lõpus ühe meditatsiooni jumaliku naiselikkuse teemal. Nii et me loome ühe eestikeelse. Võib-olla neid on veel, aga otsingus ei tulnud üles veel. Nii, järgmine asi, mida teha, vastupanu vabastamine. Uuri oma vastupanu iga naiseks olemise aspekti suhtes. Olgu see vaimne, mentaalne, füüsiline või ühiskondlik tasand. Vastupanu on sõna, mida kasutame negatiivse emotsiooni taga oleva energia kirjeldamiseks. Näiteks, kas sul on vastupanu menstruatsiooni suhtes? Ehk siis mingisugune negatiivsus menstruatsiooni suhtes. Kas sul on vastupanu loomuliku sünnituse suhtes? Naise rolli suhtes abikaasana? Kas sul on vastupanu oma rindade suhtes? Minu näiteks oli tükk aega, kui ma olin noor. Ma arvasin, mu rinnad on väga suured ja mind narriti selle pärast ka, nii et mul oli vastupanu. Kas sul on vastupanu kleitide kandmise suhtes? Kas sul on vastupanu meigi kandmise suhtes või mitte kandmise suhtes? Kas sul on vastupanu teistele avanemise suhtes? Kui sul on vastupanu mõnes eluvaldkonnas seoses millegagi, mida sa seostad naiseks olemisena, siis on sul midagi, mis seisab ees sinu sees oleva jumaliku naiselikkuse teel. Püüa leida oma põhiuskumused selle vastupanu taga ja vabasta need. Ma panin ka käsikirja lingi uskumuste muutmise videole, mis aitab meil meelde tuletada, kuidas uskumusi muuta. Miski ei lase jumalikul naiselikkusel paremini särada kui vastupanu vabastamine nende asjade suhtes, mida sa seostad naiselikkusega. Näiteks sa ei pea kandma kleite, et väljendada jumalikku naiselikkust, aga kui sul on vastupanu kleitide suhtes, siis sa surud oma jumalikku naiselikkust alla. Kas make sense'i?
sa ei pea kleite kandma, aga kui sul on vastupanu kleitide suhtes, siis sul on vastupanu naiselikkuse suhtes. Me peame olema valmis tervendama oma negatiivseid emotsioone kõige suhtes, mida me identifitseerime naiselikuna, et vabastada enda sees olev naine. Jumalikku naiselikkust ei ole vaja kasvatada ega luua. See on selle elu olemus, kuhu sa oled siia tulnud füüsiliselt naisena. On mõned erandid, aga enamiku jaoks meist on siia tuleku eesmärk kehastada jumalikku naiselikkust. Põhjus, miks ma ütlen, et sa ei pea seda kasvatama, on see, et on oluline mõista. See ei ole protsess, mis on väga raske. See ei ole nii, et sa pead kõigepealt eemaldama kõik takistused ja siis alles töötama selle nimel, et saada naiseks. See toimib nii. Jumalik naiselikkus kui sinu olemus on alati olemas, nagu valgus akna taga. Kõik, mida sa pead tegema, on hakata puhastama seda mustust, mis on selle valguse ees, et valgus saaks läbi paista. Et no kui klaas on must, eks ole, lihtsalt tee klaas puhtaks, mul on vaja aknad puhtaks pesta. Me peame lihtsalt puhastama mõtted ja teod, mis takistavad selle väljendumist. Ainus asi, mis takistab jumalikul naiselikkusel füüsilises dimensioonis, meie mõtetes, sõnades ja tegutes väljendumast, on meie enda mõtted, sõnad ja teod, mis seda takistavad. Teisisõnu, kui me hakkame vabastama neid asju, mis seda varjavad, hakkab meie jumalik naiselikkus loomulikult läbi paistma. Selle protsessi kirstordil võib olla ühe raamatu lugemine, mida ma ise viimase kuu jooksul olen lugenud. See on Woman Code, mille autor on Alisa Whitty. Selle ma ka leidsin rahvaraamatust andmebaasist jälle ainult ingliskeelse ja ühtegi ei olnud olemas. Nii et kahjuks ei ole seda eesti keeles olemas. See on uskumatu raamat ja see on mulle väga tugevat muljet avaldanud. Thiel räägib siis, kuigi ma ei nõustu iga detailiga, on enamik sellest mind täiesti hämmastanud. Ma ei olnud isegi teadlik, kui paljude asjade suhtes ma olin oma naiselikkuse osas vastupanus. Palju aastaid uskusin ma, nagu ütlesin ka oma eelmises videos, ma ei tea, mis see tema video oli, et on lihtsalt mõned asjad, mis käivad naiseks olemisega kaasas ja mida me peame taluma. See raamat muutis tema meelt, Thieli meelt. Ja see on päris muljetavaldav, kui mõni raamat suudab tema meelt muuta. Seega soovitan kõigil naistel seda raamatut lugeda. See aitab sul selles keerulises kaasaegses ühiskonnas tulla kooskõlla sellega, mida tähendab olla naine. See aitab sul olla tervem ja on väga oluline mõista ning ma võin seda öelda ka meditsiinilise intuitiivina, et suur osa sellest, miks me naistena siin kannatame selles elus, on see, et meie õrn biokeemia ja hormoonid on täiesti tasakaalust väljas. Enamikul naistest, keda ma tean, on hormonaalse tasakaalutuse probleemid. See raamat aitab mõista, kuidas oma elu korraldada nii, et sinu hormoonid püsiksid tasakaalus selle asemel, et lihtsalt sümptomeid varjata. Tunnistagem, on kurnav suruda alla seda, kes me tegelikult oleme. Seega, Thiel isiklikult arvab, et on aeg lõpetada selle alla surumine, mina arvan ka nii, ja hakata väljendama enda sees olevat jumalikku naiselikkust. Mina olen selleks valmis, mina ka. Ja head nädalat. Nii, ja sellega Thieli teema lõppes ja meie hakkame tegema meditatsiooni jumalikust naiselikkusest. Ja kõigepealt ma panen koera tuppa ja võtan omale lonksu vett. Ja ma korraks lähen videost välja, kes vaatab laivis, aga ma tulen kohe varsti tagasi. No nii, kas kõik on alles? Nii, pöörame nüüd kaamera. Jälle taas kord sinna. Nii, vaatame seda ilusat vaadet ja leiame omale mugava asendi.
kuskil, kus keegi meid ei sega. Nii. Ja hakkame hingama sügavamalt sisse ja välja. Ja iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Lihtsalt hingame ja lõdvestume. Ja kui me lõdvestume, siis me lõdvestumegi selle iseenda tuumolemuse sisse, oma jumaliku naiselikkuse olemuse sisse. Me ei pea teadma loogiliselt või oma mõistusega, milline see on või kuidas see välja näeb. Me lihtsalt valime sellesse olemusse lõdvestuda. Ja kujutame ka ette, kuidas meie jalataldadest kasvavad energeetilised juured maa sisse, ema maa sisse. Ja ema maa võtab selle meie olemuse, meie energia armastusega vastu. Ta aktsepteerib meid täielikult. Ta armastab meid täielikult, tingimusteta, täpselt nii, nagu me praegu oleme. Ja see on ka meie enda jumaliku naiselikkuse olemus. Me suudame armastada. Ja me valime armastada praegu siin selles hetkes iseennast. Nii nagu me just praegu oleme. Me ei proovi mitte midagi muuta. Me ei arva, et me peame midagi muutma. Me lubame endal olla täpselt nii, nagu me praegu oleme. Ja tunneme sügavat armastust iseenda suhtes. Ja tunneme, kuidas see armastus, mis tuleb ema maa seest, ujutab üle kogu meie energiakeha, kogu meie füüsilise keha. Ja see aitab meil ka iseennast ja oma füüsilist keha armastada, aktsepteerida. Vaatleme oma füüsilist keha armastusega. Oleme kohal iseenda füüsilise kehaga armastavalt, hoolivalt, kaastundvalt. Oleme iseenda jaoks armastav kohalolu. Ja nüüd kujutleme ette, kuidas ema maa ujutab üle, tema armastus ujutab üle kogu meie emotsionaalse keha. Ja samamoodi meie ise fokusseerime iseenda armastuse oma emotsionaalse keha vastu. Ja mitte vastu, vaid poolt. Me hoiame armastust oma emotsionaalse keha suhtes.
kuulame oma emotsionaalset keha, kõiki oma emotsioone. Me valime praegu jätkata oma emotsioonide kuulamist. Iga päev aina rohkem. Ja nüüd võtame fookusesse oma mentaalse keha. Vaatleme, kuidas emamaa armastus ujutab üle meie mentaalse keha. Ja ka meie suuname oma armastuse oma emotsionaalsele kehale. Kogu meie mentaalne keha, kogu meie mõttemaailm. Oleme armastav kohalolu enda mentaalse keha jaoks. Ja nüüd see armastus, mida me tunneme, see kohalolu, mida me tunneme, see hoolimine, mida me tunneme iseenda suhtes. See ongi meie jumaliku naiselikkuse väljendus. Vaatame seda jumalikku naiselikkust iseendas avardumas, kasvamas, transformeerib meid ja meie olemust ja transformeerib kõike ja kõiki meie ümber, sest ta nüüd kasvab meist välja. Ja meie jumalik naiselikkus, mida me valime, puudutab kõike ja kõiki, kes on meie ümber. Ja me loome reaalselt muutust siia maailma. Isegi kui sa ainult naeratad vastutulijale armastavalt, sa juba transformeerid. Kui sa ütled iseendale ja kellelegi teisele midagi head, kui sa oled kaastundlik, kui sa hoiad ruumi ka iseenda jaoks, siis sa oled jumalik naine. Ja vaatleme nüüd enda südames seda imelist avarduvat energiat. Ja vaata, kuidas jumalik naiselikkus sinu jaoks väljendub. Kas sa näed enda sees Jumalannat, kes sa tõeliselt oled? Vaata teda, tunne teda. See oledki sina. Sina oledki Jumalanna. Ja sellega, et sa lubad endal olla see Jumalanna, sellega sa lood midagi imelist siia ellu. Nii enda kui kõigi jaoks. Võta see teadlikkus vastu. Hoia seda teadlikkust. Väärtusta seda teadlikkust. Sa oled Jumalanna. Sa oled armastus. Sa oled vägi
sa oled loovus. Sa oled ruum. Sa oled ruum armastusele, kohalolule, hoolivusele, kaastundele, ilule. Sa oled sensuaalne. Sa tulid siia sellesse ellu, sellesse füüsilisse reaalsusesse, olema see jumalanna, kes sa oled. Kuidas on valida järjest rohkem olla lubamises iseendana, iseenda jumaliku olemusena, jumalannana. Iga päev järjest rohkem lubamises. Kuidas on, kui ma valin olla järjest rohkem lubamises iga päev iseenda jumaliku naiselikkusega. Mida see siis loob? Mida see nüüd loob minu jaoks ja kõigi jaoks? Aitäh, 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 aitäh. Jää siia nii kauaks, kui soovid. Vaata ennast oma jumalikkus naiselikkuses. Vaata ennast selles energias avardumas. Vaata, kuidas sa transformeerid seda maailma ja iseennast. Ja mida see loob.